Tšau kõigile, Merka täna jälle siin ja täna me proovime siis Tigeri erinevaid limasid just nimelt. Ma just käisingi Lõunakeskuses, sobrasin Tigeris ringi ja vaatasin, et seal on nii palju erinevaid limasid ja asju, et tahaks nagu proovida midagi, aga ei tea mida. Ja siis ma mõtlesin, et päris äge oleks ju video teha ja siis ma saaksin samas kõiki neid limasid ka ise proovida ja nendega mängida, nii et 2 ühes. Seega mul on siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 erinevat sellist lima versiooni. Päris kõik ei ole limad, aga ma arvan, et need ikkagi kuuluvad enam-vähem sinna kategooriasse. Aga ma ei tea, let's have some fun and test these out. Esimeseks on meil siis selline lima ja mis mulle huvi pakkus, et siin on sees väike unicorn mänguasi. Kas te olete valmis? Ossa, ma tahan siia näppu kohe sisse panna. Joo, see on nagu märg. Joo. Ma lootsin siit nagu midagi ikka sihukest rohkem nagu mitte tatikoll moodi olevat lima. See on nagu reaalselt tatikoll. Suur tatikoll, see on nii nästi. Joo, käed jäävad ka sihukeseks kleepuvaks. Aga siin on natukene sellist litreid ka sees, nagu tumesiniseid litreid. Sihuke natukene särab. Siin on roosa unicorn. Ma arvasin, ma saan sinise, aga see on roosa. Vaadake, kui kihvta. Äge. Roosa on lahe. Sobib sinisega väga hästi kokku ka. Ja ma saan siia topsikesse selle tagasi panna. Vaadake, kui nunnud on. Ja kaanekese ka peale panna. Issand, kui armas. Kätte võttes see nagu väga midagi erilist ei tee, et kui venitada, siis see lihtsalt läheb katki. Aga mis ma 10 palli skaalal sellele hindeks annaksin? Ma ei tea, selle unicorni pärast ma võiksin talle anda mingi 3. Paneme su ära tuttu. Järgmiseks on meil siis selline lima. Ja see on tühi pudel. Ja ma pean selle lima ise siis tegema. Pean siia vett juurde panema, ootama 10 minutit, nagu ma siit lugesin, ja siis saame vaadata, mis sellest täpsemalt välja tuleb. Aga minu arust sellised asjad on väga ägedad lastele, et mitte osta sellist valmis lima, siis sa pead selle lima ise tegema, et see nõuab sellist tegemist ja asjatamist ja lastel on ka huvitav, minul on huvitav, seega vaatame, mis siit välja tuleb. Ja siin on siis ka, siuksed väiksed kleepsukesed, et kui sa selle valmis teed, saad siia kleepsu peale panna koos oma nimega, mis on nii armas, et siis kõik teavad, et see on ikkagi minu lima, eks ole, et seda ei tule keegi puutuma. Paneme nüüd siia kaane peale ilusti ja laseme sellel 10 minutit oodata ja vaatame siis, mis välja tuleb. Ja nüüd meil ongi täpselt 10 minutit möödas. Ja see slaim on meil siin ära tahkunud. Ma olen nii põnevil, vaadake. Vau. See on nagu väga teistmoodi slaim. Mingil määral nagu venib ja nagu te näete, aga päris lahe tegelikult ikkagi. Tal on natukene teistsugune tekstuur, siuke rohkem teraline. Selles osas, et seda oli hästi põnev nagu teha, kokku segada, et väga vahva, aga samas nagu erilist nagu venitusmomenti sellel sees ei ole. Et pigem nagu mudid teda samamoodi käte vahel ja see ongi nagu kogu lugu. Aga väga ilus värv on. Näete ikka või?
hästi ilus värv on. Oh, nüüd näete. Vaatame, kuidas see toimib siis. Kümne palli skaalal ma paneksin sellele isegi, ma mõtlesin pikalt 4 panna, aga 5, kuna see on ikkagi ise hoole ja armastusega kokku segatud, siis mul on sellega eriline side juba ja seega ta saab 5 mu käest. Ja see on nii armas topsike. Ma saan neid topsi alles hoida, siia saab igasuguseid asju sisse panna. Topsi eest saab juba 5, muidu oleks võib-olla 4 panda, aga topsi eest saab 5 punkti. Järgmiseks asjaks on siis selline asi. See peaks olema nagu siis selline kumm, mis põrkab, et nagu viskad kuskile maha, siis see põrkab tagasi nagu jumping putti on ju glitteriga. Ossa! Ossa! Kas seda just saab limaks nimetada, aga see näeb väga fun välja. See on väga lahe. Oh my god, kui äge. See on nagu mega kõva, samas see venib. See pall peab olema siis ka ümmargune, et mitte öelda lopergune, kui ma tahan, et see ilusti põrkaks, seega näeme natukene vaevaga. Ja see näeb väga armas välja. Mis te arvate? Väga fun. Mul on siin all laud, seega ma põrgatan. Oh my god, kui äge see on! Veel. Mul on külmavärinad, see on nii kihvt. Issand, kui ägedaid asju tänapäeval lastele tehakse. See pole üldse aus. Mina väike olin, siis polnud üldsegi midagi siukest nii ägedat. Issand, ma oleks õnnejunn olnud, kui mul oleks siuke asi olnud. Sellega saab põrgatada ja sellega saab nagu seda keksu mängida, mis viskad vastu seina ja hüppad sellest üle, mis iganes selle nimi on. Ma olen liiga vana, et seda juba teada, aga 10-10, ausalt 10-10. See on nii lahe, ma viskan vastu seina. Mitte kaamerasse. Väga halb mõte. Ma tõusen kohe püsti. Vaatame, kui kõrgele see põrkab. Osso! Minema. Seda peab vahepeal mudima, sest ta läheb põrkamise tagajärjel selliseks loperguseks, aga proovime. Ossa! Kusjuures päris lahe on, et ta ei põrka nagu otse tagasi, sest ta on veits lopergune ja siis ta põrkab nagu teadmata suunas. Oh my god, nii äge! 10-10. Ma olin selle lima üle nagu ülimalt excited ja absoluutselt väärt iga mu 1 eurot, 50 senti. Need limad olid eluodavad. Enamus nendest oli 50 senti ja siis kõige kallim oli nagu 1 euro. Selle ma panen ilusti siia tagasi. Sellega me pärast Roveniga siin hakkame koos mängima. Tigerisse lähete midagi vahvat tahate osta, siis see on väga kihvt asi. Selline slime ja see tundub olevat selline tavaline stretchy, veniv slime, et selline hästi tavaline, aga samas ka peaks kõige vingem olema. Selline originaal slime nii-öelda. Ja see nägi poes nii ilus välja. Siin on hästi ilusad hõbedased litrid sees. Avame. Vaadake, kui ilus see välja näeb. Eks ole? Võrreldes selle esimese limaga, see on siis nii-öelda rohkem ja selline veniv, nagu õige lima tegelikult olema peakski vist. Ärge küsige minu käest, vaatame siis.
Oh, võrreldes esimese limaga, see on tõesti väga palju rohkem venivam. Sellega saab nagu rohkem mässata. Esimene oli lihtsalt nagu reaalselt siuke tatikoll, aga see on nagu fun, et see nagu vähemalt venib igasse suunda, saab nagu mudida seda. Litrikesed jäävad ka näppude külge. Ma nagu ootasin sellelt natukene rohkem sellist ilmselt venivust. Nagu võiks rohkem isegi venida. You know what I mean. Et see on nagu siukene, nagu te näete, nagu ta on, et see nagu väga midagi tee erilist. Et ma ei teagi. Ma nagu ootasin rohkem natukene. Mis te arvate? Raske venitada ja see läheb katki. Ei, see ei meeldi mulle. Sa oled küll ilus, väga ilus näed välja, aga sisu sul ei ole, kui niimoodi öelda, seega nagu natuke võib mängida, aga mitte pikalt. 10 palli süsteemis ma annaksin sellele 2. Ja meil on nüüd selline asi. Vaatame siis, mida see endast kujutab. Ma pole varem ise sellise asjaga mänginud. Wow. Okei, käed jäävad igastahes nagu kuivaks või ilmselt mitte. Siin on mingisugused niidikesed, mis siia kätte külge jäävad ja siin põhjas on see lima, siis see on mingi hull mökerdamine. Proovime selle siit kätte saada, mis tundub päris keeruline olevat. See on pigem nagu siuke stressipalli moodi. See on nagu väga kahtlane, aga hästi mõnus on nagu seda näperdada. Siin on need väiksed pallikesed sees. Nagu te näete, see toimib niimoodi. Kusjuures päris kihvta on. Oi, see ei põrka. Aga ma ei tea, mis sellest nagu teha saab. Nagu teed mingisuguseid pallikesi või lihtsalt nagu venitad ja siis see jama kukub sul igale poole ja siis ema peab selle sinu tagant kõik ära koristama ja siis see on sul kuskil riiete sees ja juustes. 10 palli skaalal ma arvan, ma paneksin sellele 2. Stressipalliks või niimoodi oleks see päris lahe, sellepärast et käed ei jää ka kleepuma ja seda on nagu lahe nagu pigistada. Ilmselt ma olen suht stressis, et mulle see asi meeldib. Okei, paneme selle ära. Okei, aitab. Järgmiseks on meil siis selline komplekt. See näeb välja siin selline. Siin on siis samamoodi need topsid kõik. Siin on kaasa antud siis see pulber, aga siin taga on siis ka need erinevad sädelused ja pallikesed siis, mida saab sisse siia panna. Ja see on lahe nagu selline komplekt, et sa oled mingi oma sõpradega koos ja siis teed selle lima endale ise ja disainid ise. Minu arust hästi vahva selline projekt. Aga paneme need siis nüüd vee sisse, vaatame, mis välja tuleb ja siis ma disainin need enda soovi järgi ära ja siis mul on issand, mul on nii palju limasid kodus nagu halleluuja! Nüüd on meil 10 minutit möödas ja mul on need topsikesed kõik siin ja vaatame, mis litreid meile siin kaasa siis anti. Roosad südamed. Vau, minu lemmik kindlasti sellised kameelion. Roosakad, värvilised pallikesed, pärlid, üliägedad, peenikesed litrid, sellised sinised. Ossa mu meie, kui vahva. Nii tore, et ma nendega üksi mängida saan ja keegi neid mult ära ei võta. Aga see liter siin sees näeb üliilus välja, vaadake. Kui lahe. See on suht vedel veel. Ja siis siin on mingisugune tükk. Ja siis siin on mu näpud.
Oh, roosa on juba valmis. Peaaegu vist. Ei ole veel. Ma ei jaksa oodata ju. Ma olen siin juba tükk aega oodanud ja need limad ei taha kuidagi moodi ühte tükki väga minna, nad jäävad nagu kleepuma. Ma olen vist reaalselt 20 minutit oodanud ja nad ikka kleepuvad, kuigi kirjas on 10 minutit ja ma panin õige koguse vett ka siia sisse. Roosa on nagu enam-vähem, aga ikkagi kleepub. Siis ma vaatasin, kas sinine on nagu okei, ikkagi kleepub ja siis see hall ka. Ma proovisin neid segada, hoidsin neil ilusti korke peal, aga nad ei taha nagu toimida ikkagi. Ma paneksin sellele 10 palli skaalal 1, sellepärast, et nagu kus see point on, kui sa ei saa sellega mängida. Okei, see roosa jah, aga nagu isegi kui ta ilmselt jääme lihtsalt selle juurde, et neid litreid oli siia äge sisse panna, need litrid olid hästi ilusad, aga rohkem kasutust sellel nagu ei ole. Ja topsid on ka muidugi üliarmsad, et topsid jäävad alles. Päris äge näeb välja tegelikult, nagu unicorn slime, aga sellega asi ka piirdub, et ma pean ilmselt endal käed ära pesema. Aga mis seal ikka, suured tänud, et te vaatasite seda videot. Ma loodan, et teile meeldis selline väike slaimide katsetus, et siis teate, mida Tigerist endale soetada, kui tahate nagu midagi mudida või millegiga mängida, siis jah, kui ma saaksin võtta kätte selle põrkepalli, mis põrkas, ma võtaksin, aga kuna mul on käed sellised, siis ma jätan selle praegu vahele, aga ärge unustage subscribe ida, like ida ja jagada ja siis varsti näeme juba järgmises videos ja andke kindlasti all teada, milline oli teie lemmik slime või millist slaimi te olete proovinud Tigerist, mis on ka üliäge, nii et davai, tšau!